Tere õhtust kõikidele! И, дорогие друзья, добрый вечер. Kuidas teile tänane päev on meeldinud? Как вам сегодняшний день? Понравился? Kuidas teile toit on maitsenud? Как вам еда? Kes jõudis ujumas käia? Кто-то купался? Kas see on sinu? Aga kuidas me telefonidega teeme? Да, дорогие друзья, мы специально друг другу позвонили. Пожалуйста, выключите звук на своем телефоне, чтобы он в самый такой момент не начал бы беспокоить. Et siis eesti keeles ka palun lülitame oma telefonid hääletu režiimi peale või välja, et see ei segaks meie täna õhtust teenistust. Спасибо. Aga nii nagu mõned juba kuulsid, on meil valmis saanud ka palveteekond. И так как уже некоторые, возможно, из вас слышали, у нас готова молитвенная команда. Ning ma palun, et Merlin tuleks ja natukene räägiks meile sellest. И Мерлин, подойди, пожалуйста, сюда и несколько слов. И тогда перевод, друзья, перевод уже будет в наушниках. Ирина вам переведет сейчас. Ja, tere kõigile! Sai valmis palveteekond Randa ja see on 7-punktiline palveteekond, mis läheb kohe, kui te lähete randa. Enne kui te jõuate rannaliivale, te näete, üks silt on palveteekond, kui see ei ole tuulega minema lennanud. Kuuldused on, et mõned lehekesed on juba vahetanud kohta. Me lähme pärast vaatame üle, kas kõik lehed on õiges kohas. Kui ei ole, siis teeme nii, et varsti saab need asendatud. Tähendab, kõik osad saavad oma paika tagasi. Igatahes, need palveteekonna punktid on märgistatud, nii et kusagil peaks olema oksakestest tee, kus on küljes sellised kollased paelad, lindid. Nende järgi te peaks leidma üles. Lähete randa, keerate paremale ja otsite oksakesi ja kollaseid linte. 7 peatust teil on ja seal on väiksed ülesanded. Saate mõtiskleda, Jumala sõna lugeda, palvetada ja võib-olla veel midagi teha. Kokkuvõtlikult. Aitäh! Aitäh! Спасибо, Мерлин. Täna kell 9 on meil algamas noortekas, mis toimub klubis. В 9 часов, дорогая молодежь, для вас будет молодежный вечер в клубе. Не пропустите. Ning samal ajal on missiooniõhtu toimumas Valges Majas. Также в это же самое время в 9 вечера в Белом доме каминном зале миссионерский вечер. Можете тоже не пропустить, если сможете. No tundub, et noored ootavad vist rohkem kui vanemad. Või on vastupidi? Igastahes täna õhtul meil õhtuteed ei ole sööklas, et siis noored saavad klubis süüa ja kõik ülejäänud saavad siis Valges Majas, seal missiooni õhtul on siis tee ja saiakesed. Поэтому по окончании богослужения непосредственно в столовой угощений не будет, но молодежь и более взрослое поколение смогут покушать и угоститься, кто в клубе, а кто-то в Белом доме. Ning samuti täna õhtul saab ka sauna. И также сегодня сауна. Kella 9-st. Alates kella 9-st, just. Aga käime siis ikka enne seal ära, kus on vajalik ja siis läheme alles sauna ringile. Да, друзья, у вас сегодня, начиная с 9 вечера, очень большой выбор, но рекомендуем все сделать по порядку. Aga me tahame tervitada ka kõiki, kes meid vaatavad läbi pildiraadio. Также мы приветствуем наших зрителей, которые присоединились к прямому эфиру. Добро пожаловать. Et meil on väga suur rõõm, et te olete jälle meid vaatamas ja tänase õhtu koos meiega veetmas. И для нас это большая радость и честь сегодня разделить этот вечер вместе с вами.
Kallid sõbrad, tere õhtust ja tõesti loodan, et teil on olnud vahva ja tore päev täna ja tänu Jumalale selle eest ja usun, et ka tänane õhtune teenistus saab olema õnnistatud ja te kogete siin ka erilist Jumala õnnistust ja armu. Aga sõbrad, meie elu ei ole alati ainult lust ja lillepidu, meie elus on ka vahel raskeid hetki. Ja täna enne tänast teenistuse algust me selline metodisti kiriku perena tahame ka palvetada mõningate asjade eest ja meil on vähemalt selline kolm palvesoovi. Äsja mõni hetk tagasi ma sain teada, et meie Venemaa ühesõnaga Euraasia ja siis piiskopi ema lahkus igavikku. Ja seda kahjuks Covidi pärast ja ma usun, et oleks hea, et me täna palvetame piiskop Eduardi ja tema pere eest, et Jumal neid lohutab selles leinas. Teine palvesoov puudutab sellist pastorit, võib-olla paljud teist ei tea seda, aga ma usun, et nii mõnigi pastor tunneb hästi seda inimest ja paljud meie pastorid vähemalt korraks nägid teda mõni aasta tagasi ühel meie pastorite õppepäeval. Armeenias on selline tore pastor nagu Artur Semanjan. Ja temaga oli niimoodi, et just mõni aeg tagasi oli tal päris raske südameoperatsioon, aga ta on nüüd kodus, ta on taastumas. Kuid nende perekonda tabas järgmine õnnetus. Mõlemad tema vanemad, ema ja isa, surid korraga ära, just siin mõned päevad tagasi. Ja selle pastori abikaasa üks vanematest, ühesõnaga 4 vanemast 3 paari päevaga olid läinud. Palume Jumala lohutust ja toetust temale ja ka tema jätkuva tervise taastumist. Ja võib-olla nii mõnigi teab, aga võib-olla kellelgi on see ka uudis, et eelmine nädal lahkus igavikku ka paljudele meile väga hästi tuntud doktor Eddie Fox, keda võib pidada metodisti kiriku selliseks Jumala meheks ja kindraliks, kes on reisinud läbi terve maailma, kuulutades evangeeliumi, juhtides metodisti kiriku sellist evangeelset tööharu. Ja temal on olnud väga märkimisväärne mõju Eestile, alates juba Nõukogude Liidu aegadest, kui ta sai sõpradeks Olav Pärnametsaga ja toetas teda, käis siin juba ka nõukaajal ja pärast toetas siin nii koguduste ehitamisi ja rajamisi ja leides sõpruskogudusi Eesti kogudustele Ameerikas ja palju muid asju. Siin te näete Võru koguduse avamist 1994. aastal, kus ta oli kohal koos ka Olav Pärnametsaga. Kui me vaatame järgmist pilti, oli ta ka Võrus koha peal siis, kui Võru sai endale uue juurdeehituse ja oli ka selle hoone pühitsemisel seal ja paljudes kogudustes on ta jutlustanud. See on viimane pilt, mis minul temaga koos tema perega on tehtud. Nii et see on inimene, kellel oli ka märkimisväärne mõju Eesti metodisti kirikule. Ja nüüd tema on oma taevases kodus. Aga palvetagem ka täna tema abikaasa eest, ta perekonna sugulaste eest. Palugem Jumala lohutust ja õnnistust neile. Nii et ma arvan, et see on tähtis, et me niimoodi ka palves ja üksmeeles toetame neid, kellel täna on raske, kellel täna on lein. Kas pole nii? Hoiame neid täna oma palvekätel üleval. Ja enne kui me täna alustame selle teenistusega, ma palun, et me kõik tõuseksime ja üheskoos palvetame. Püha Jumal, me täname sind nende sinu sulaste eest, keda me täna mainisime. Issand, me täname sind doktor Eddie Foxi elu eest ja kõige selle eest, mis sina oled ka läbi tema teinud siin Eestimaal ja Eesti metodisti kirikus ning me toome sulle kiitust ja au ja tänu. Ja kuigi me siin maa peal oleme kaotanud ühe vägeva Jumala mehe, siis issand, me teame, et taevad on saanud oma koju
ühe suurepärase usuinimese, issand, kuid me palume lohutust täna Merinel Foxile, Edi Foxi abikaasale kui ka kõikidele lähedastele sugulastele. Palume, et sina neid õnnistad, et sina oleksid neile lähedal, et sina, issand, embaksid neid oma armastusega ja annaksid neile lohutust. Issand, me palume sind ka pastor ja piiskop Eduard Hegai eest. Me palume, issand, et sina õnnistaksid teda, tema perekonda ja lähedasi, kes on ka täna leinas. Issand, me palume, et sa annaksid oma lohutust, oma armu ja õnnistust temale ja kõikidele lähedastele. Ole sellel raskel hetkel neile toeks. Ning issand, me palume ka pastor Artur Semanjani sinu kätte ja palume ka talle tervist, issand. Palume talle füüsilist taastumist ja õnnistust. Issand, me lihtsalt palume, et sa sirutad oma tervendava käe jätkuvalt tema suunas ja tervendad teda, issand, täielikult ning issand, anna ka temale ja tervele neile perele lohutust oma vanemate kaotamise puhul, issand. Me palume, et sa sellel raskel hetkel lihtsalt toetad neid, õnnistad neid, et sinu püha vaim oleks neile ligi, nii nagu ainult sina, püha vaim, võid ja oskad lohutada sellistel hetkedel, kus on raske ka midagi isegi öelda või soovida. Issand, emba neid oma armastusega, ole neile ligi ja õnnista neid. Ning issand, õnnista ka meid täna selles õhtusel teenistusel. Palume, et sinu püha vaimu ligiolu võiks olla meie keskel täna siin. Palume, et sa täidad meie südamed sinu ligiolekuga, et sinu püha vaim võiks meid täna kõnetada läbi sinu sõna. Õnnista meid, et me võiksime tulla sinu trooni ette ülistuses ja kummarduses sinu ees, tuues sinu nimele au ja kiitus, sest sina üksi oled seda väärt. Issand, ava meie südamed, et nad ei oleks kinni, vaid et me täna lihtsalt sulaksime sinu armastuses ja sinu ligiolus, issand. Ja et kõik see, mida sa tahad täna õhtul teha meis, võib-olla vastata meie küsimustele, võib-olla näidata meile meie tulevikku ja näidata oma plaane meie jaoks. Võib-olla on midagi muuta või korrigeerida või et me parandaksime meelt, issand. Ma palun, et me oleksime täna avatud kõigele sellele, mis sinu püha vaim soovib täna teha meie elus. Kõneta meid, õnnista meid ja las see õhtu olla täis sinu ligiolu, sinu armu, sinu rahu ja sinu õnnistust. Me palume seda kõike Jeesuse Kristuse nimel. Amen.
tund ja see ongi juba käes. Et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Tõstame oma hääle Jumalale austuseks. Halleluuja. Halleluuja. Meie Issand valitseb. Tõsta oma hääle Jumalale austuseks. Halleluuja. Austus Issandale. Jumal on hea. Amen. Me südavatud anname kõik üheskoos. Külagu see kiituslaul valjemalt kui laulud enne. Kiitust on ta nimele hükken koos. Muutub kõik, kui sind kiidame. Sinu liigi
Isa, nii hea on olla sinu ligielus. Aitäh selle kõige eest, mis sina oled teinud minu ja mu kõikide kallide õdede ja vendade jaoks ja eest. Halleluuja.
oled, oled püha, püha, oled püha, püha, oled püha, püha, Jeesus, sind armastan, Jeesus, sind armastan, vaid sina oled püha, püha, oled püha, püha, oled püha, püha, Jeesus, sind armastan, Jeesus, sind armastan, oled püha, püha, oled püha, püha, oled püha, püha, Jeesus, sind armastan, Jeesus, sind armastan, oled püha, püha, oled püha, püha, oled püha, püha, Jeesus, sind armastan, Jeesus, sind armastan, tahan olla sinu juures ma, tahan olla su südame lähedal, pole teist kui Jeesus sa, pole teist kui Jeesus sa, tahan olla sinu juures ma, tahan olla su südame lähedal, pole teist kui Jeesus sa, pole teist kui Jeesus sa, olla sinu juures ma, tahan olla su südame lähedal, pole teist kui Jeesus sa, pole teist kui Jeesus sa. Jumal, ma palun, et see näilik sinu vastu võiks veel rohkem tõusta meie südametes. Palun, me võiksime veel rohkem igatseda sind, Jumal, igatseda elu koos sinuga, igatseda elu koos sinuga, püha vaim. Palun täida veel rohkem meid, et me saaksime veel rohkem sind igatseda, Jumal. Tänu sulle, Jeesus, sa oled siin. Sinu troon.
sinu poja jalge ees ja laulame, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Все святые ангелы склонились пред тобой, сняв свои венцы перед Агнцем Божьим, ему поют: ты достоин, Бог всего. Ты достоин, Бог всего. Ты начало и конец, ты величие венец. Бог, ты достоин славы, только ты достоин, Бог всего. Ты достоин, Бог всего. Иисус, ты начало и конец, ты величие венец. Бог, ты достоин славы, только ты, Бог. День и ночь, ночь и день буду славить тебя. День и ночь, ночь и день буду славить тебя. День и ночь, ночь и день буду славить тебя. День и ночь, ночь и день буду славить тебя. День и ночь, ночь и день буду славить тебя. День и ночь, ночь и день буду славить. Да, Господь! День и ночь, seda väärt. Jeesus, olen kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Olen kõike seda väärt, olen kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus.
tõesti, issand, sulle kuulub kõik au ja kiitus ja tänu. ning issand, tõesti on lihtsalt sadu ja sadu põhjuseid, mille eest sulle olla tänulikud. Täname sind, Jeesus, sinu Golgata risti eest, sinu surma ja ülestõusmise eest, selle pääste eest, mis sa oled meile andnud, uue elu eest, mis sa oled meile andnud, issand, selle eest, et sinu püha vaim on meiega, issand. Täname sind selle rõõmu ja rahu eest, mis täidab meie südameid. Täname sind palve vastuste eest ja issand, täname sind isegi ka raskete aegade eest, millest me läbi läheme, kus me kasvame, aga issand, sina oled alati meiega. Issand, me täname sind sinu headuse, helduse, sinu armastuse eest. Tõesti, sina oled väärt meie kiitust, au ja tänu ja me toome seda au ja tänu sulle tänasel õhtul Jeesuse Kristuse pühal nimel. Amen. Ja toome issandale ühe kõva aplausi tänades issand. Me täname sind, kiidame ja ülistame sind. Halleluuja. Amen. Enne kui sa istud, ole hea, pööra ennast naabri poole, ütle, issand on hea ja küll on hea olla temaga koos. Issand on hea. Ja ole hea, võtta istet. Suur tänu ka ülistustiimile teile. Suur tänu, teeme aplausiga neile. Ja nüüd, sõbrad, on aeg kuulda Jumala sõna ja mul on rõõm kutsuda siia ette meie tänase kõneleja, kelleks on pastor Üllar Stankler, kes on olnud pikka aega pastoriks Pärnu koguduses. Juba mitmeid aastat ta on teenimas palju laiemat metodisti kiriku perekonda ja ta on ühinenud metodisti kiriku globaalteenistuse, mis on metodisti kiriku missioniorganisatsioon. Ta on selle üks piirkondlik sekretär ja see tähendab seda, et tema teenimisgeograafia on äärmiselt lai. Terve Euroopa, Euraasia, Põhja-Aafrika, ma ei pannud ju midagi mööda. Nii et kui te tahate teada, mis toimub konkreetses riigis metodisti kirikus, siis see on see inimene, kelle käest seda kõike küsida. Nii et teeme sooja aplausi ja tervitame pastor Üllar Stanklerit. Ma palusin mikrofoni jala peale, sest mul on rääkimiseks käsi vaja. Ma ei ole küll sellest kultuurist, kus seda tavaliselt tehakse, aga kuidagi niimoodi on kujunenud, et ilma käteta ei saa. Ja kui üks käsi kogu aeg kinni on, siis ma vehin teisega liiga palju ja niimoodi kaks kätt ehk tasakaalustavad seda. Sissejuhatuses või tutvustuses öeldi, et mul on mitmete maadega Euroopas tegemist. Venemaal ma olen kohanud ühte ajalehe kioskite ketti, mille nimeks on Harošije Novosti. Ja ma ei tea, ma ei ole kunagi proovinud ja küsinud, see avaldas mulle sügavat muljet, lihtsalt see jäi mulle meelde, ma olen sellele viidanud mitmel korral tegelikult. Ei tulnud pähe küsida, kas nad Markuse evangeeliumi ka seal müüvad. Ei tea. Meil on R-kiosk, see on selline neutraalne, mul pole aimugi, mida see R tähendab, aga see ei anna ka mingisugust vihjet sellele, et minna sealt evangeeliumi küsima. Evangeeliumist me oleme juba mitmel moel osa saanud selles laagris, alates eilsest, läbi erinevate tegevuste, laulmiste, palvete, tähelepanekute, mõtlemiste. Aga evangeelium on nii tore asi ja sellepärast ma nii suure rõõmuga võtsin selle kutse vastu, kui mulle öeldi, et mul on võimalik evangeeliumi kuulutada siin. Et ma usun, et kui me natukenegi ennast Jumalale avame,
ka täna õhtul. Ja küllap me teeme seda, me oleme selle pärast palvetanud, meie hoiak on selline, siis midagi uut avaneb evangeeliumist meile ikka veel. Markuse evangeeliumil on huvitavad raamid. Ja igasuguse kirjandusliku žanri puhul peetakse oluliseks seda kaasarvatud jutlustamise puhul, et algus ja lõpp kuidagi omavahel kuskil kokku saavad. Markuse evangeeliumil on huvitavad raamid. Markuse evangeeliumi avalöögiks on salmid 1. peatüki 14.–15. salmis, kus on öeldud, aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi. Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Nõnda saab Markuse evangeelium alguse. Ja Markuse evangeelium lõpeb salmiga, mis on meie seekordse suvekonverentsi motto, kus Jeesus ütleb oma jüngritele, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Meie tänase õhtu teemaks on küsimus, mis on evangeelium. Ja kui te olete juba pikaajalised kristlased, siis tekib selline väikene ohe, mida naabri eest võib-olla varjad, et sellest me oleme kogu aeg ju kuulnud, et mida siin veel öelda siis on, me ju teame, mis on evangeelium. Ja tõepoolest, ega tundub, et asi väga keeruline ei ole. Markuse evangeeliumi algus näib andvat sellele väga otsekohese vastuse. Evangeelium on sõnum Jumala riigist, suhetest ja elukorraldusest, mida Jeesus tuli meile tooma ja võimaldama. Evangeelium, hea sõnum, on kuulutus sellest armust, et kõik inimesed võivad kogeda Jumala riiki oma elus ja suhetes. Niimoodi saab see meile juba algusest selgeks. Aga kui Markuse evangeelium lõpeb üleskutsega või läkitusega jüngritele minna ja kuulutada, siis kuulutus on niisugune sõna, mis vähemalt eesti keeles paratamatult seostub meil esmajoones rääkimisega ehk sõnalise kommunikatsiooniga. No lisaks sellele on kuulutus midagi, mida vahel üles pannakse. Näiteks selleks, et teatada saabuvatest allahindlustest või muidu hulludest päevadest või järjekordsetest Sibula või Räime või folgifestivalist või millestki muust sellisest, kuulutus pannakse üles. Kuid Jeesuse sõna, mis tema järelkäijatele ülesandeks jäetakse siis, kui tema maapealne töö on tehtud, see Jeesuse sõna ütleb, nüüd minge ja kuulutage sellest, kuulutage head sõnumit. Ja meie, kui me tahame olla tema ustavad jüngrid, me vaatame ringi, kellele saaks sellest tähtsast ja heast sõnumist rääkida. Täitsa loogiline. Kuna ülesanne antakse jüngritele, siis me vaatame kõigepealt nende jüngrite teekonda Jeesusega. Alguse sai see nõnda. Markuse 3.14 ütleb, ja ta seadis 12, keda ta ka nimetas apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks need läkitada kuulutama ja et neil oleks meelevald kurje vaime välja ajada. Eesmärk oli sõnastatud väga selgesti. Kui kohaliku kogukonna ajakirjanik oleks Jeesuselt küsinud, miks ta kutsus endale õpilased, siis tema vastus on nendes salmides. Väga lihtne. Esiteks, et nad oleksid temaga. Teiseks, et Jeesus võiks nad läkitada välja kuulutama. Ja kolmandaks, et neil oleks vägi kurjust välja ajada. Need asjad on öeldud seal, kus Jeesus valib endale jüngrid. Ja juba mõni peatükk hiljem ongi meil lugeda, et nad täitsid oma ülesannet väga edukalt. Sest 6. peatüki 7. salmis on lugeda, ja ta kutsus need 12 enda juurde ja hakkas neid läkitama kahekaupa ja andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle. Salm 12. Nii nad läksid välja ja jutlustasid, et parandataks meelt, tegid
seda ülesannet, mis neile anti, ja ajasid välja palju kurja vaime ja võitsid paljusid haigeid õliga ja tegid nad terveks. Niisiis, see, milleks Jeesus oma jüngrid kutsus, see sai teoks. Juba varsti pärast seda võime sellest lugeda. Jüngrid olid Jeesusega, jüngrid läksid välja kuulutama, kui Jeesus neid saatis ning aitasid inimesi tervendamisega. Ma loodan, et paljud teist olid siin, kui Taavet meile täna seminaris rääkis vaimu andidest ja muuhulgas ka tervendamisest. Et me oleme natuke rohkem juba informeeritud sellel teemal. Huvitav on siiski see, et tervendamine ei olnud siiski mitte automaatne võime, mis pidi kehtima alati ja igal pool. Läheme Markuse evangeeliumiga edasi, siis näiteks 9. peatükis kirjeldatakse meile piinlikku momenti, kus üks isa toob oma haige poja Jeesuse jüngrite juurde, aga keegi neist ei suutnud last aidata. Ja seal on kirjas isa sõnad. Isa ütleb Jeesusele, ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, aga nad ei suutnud. Me võime ette kujutada, mis jüngrite vahel toimus. No tõesti piinlik lugu, eks ole. Toodi haige poiss sinna, isa palub abi ja jüngrid proovivad. Ja siis nad arutavad omavahel, kuidas siis nüüd ei õnnestu. Kui eelmine kord välja läksime, siis ma sain küll tervendamisega hakkama. Üks ütleb teisel, proovi sina. Võib-olla nad kõik proovisid, me ei tea, meil ei ole sellest lähemalt kirjeldatud, aga piinlik on ikkagi. Me oleme Jeesus jüngrid, me tegime vägevaid asju ja nüüd ei saa siis sellest ühest haigusest jagu. Natukene aega edasi. Üks tähelepanuväärne juhtum on meile veel edastatud. Jüngrid, kes vahel suutsid haigeid tervendada ja vahel paraku mitte, need samad jüngrid olid nördinud, kui keegi teine seda tegi. Selles samas 9. peatükis, pisut hiljem, 38 salm, Johannes tuleb Jeesuse juurde sõnadega, õpetaja, me nägime üht mees sinu nimel kurja vaime välja ajamas ja me püüdsime teda keelata, sest ta ei käi koos meiega. Aga Jeesus ütles, ärge keelake teda. On huvitav asi, tahaks nagu monopoli enda kätte. Meile anti ju see võimekus teha haigeid terveks ajada, kurja vaime välja. No ükskord ei õnnestunud, teinekord ehk jälle läheb paremini. Aga kui keegi teine seda teeb, kes nagu ei mahu nendesse raamidesse, sellesse pilti, kus meie oleme, ei ole meie seast, siis me keelame teda. Niisiis, Jeesuse jüngrid olid koos Jeesusega. Nad tervendasid haigeid, vahel tulemusrikkamalt, vahel vähem. Kuidas oli lugu kuulutusega? See oli ju üks ülesanne, mis jüngritele anti, kui nad kutsuti. Tahaks, et oleks ainult хорошие новости, aga paraku ei ole. Sellega ei läinud ka alati nii hästi, kui oleks võinud soovida. Ja huvitav on neid seoseid näha. Ja tervet seda lugu ja tõepoolest, kui ma sain selle ülesande, sain teema teada, siis ma läksin läbi Markuse evangeeliumi nii-öelda nende prillidega, mis mulle sellest teemast või suvekonverentsist ette anti. Ja panin tähele seda, et kui jüngrid olid võimelised oma kuulutust toetama imeliste tervendamistega, siis oli tunnistamine Jeesusest ka ilmselt palju lihtsam. Sest edu kinnitas sõnu. Kuulutad, teed terveks. No järelikult kuulutus on õige. Tõhus, mõjub, kõik on hästi. Aga kui me jõuame evangeeliumi lõpupoole, ja sellel on ka juba siin suvekonverentsil viidatud, kui Jeesus oli juutide ülemate poolt kinni võetud, siis oli Peetrus tema ülekuulamise ajal ülempreestri õues.
kus üks teenija ta ära tundis. Ja sellest äratundmisest on räägitud väga huvitavas sõnastuses. Markuse 14:67, mingisugune näitsik seal ütleb, ka sina olid selle naatsaretlase Jeesusega. Aga tema salgas. Ei saa aru, ei mõista, ei tea, millest sa räägid. Ja ta läks sealt õuest teise paika seal õues, teise eesõue. Aga kuigi Peetrus läks nii-öelda teise kohta, see tunnistamise võimalus järgnes talle ka sinna, sest seal tehti tema kohta sama märkus. Ka sina olid Jeesusega. Ja Peetrus jätkas nii-öelda negatiivse või ümberpööratud tunnistusega. Ma ei tunne seda inimest, kellest teie räägite. Ilmselt siis oli lihtsam kuulutada ja tunnistada, kui oli võimalik teha vägevaid tegusid sinna juurde. Kui oli kannatus ja oht, siis ilmselt oli see palju raskem. Mingis mõttes kõik see, mis ma siiamaani rääkisin, oli sissejuhatus. Kui nüüd nagu jutlustamise teooriast lähtuda, siis peaks mingisugune 80% jutlusest veel ees seisma. Ja seda, või 85-90 lausa, ja seda on natuke liiga palju. Aga need tänased struktuurid siin natuke logisevad. Sest tegelikult mulle tundus, et meil on oluline läbi selle Markuse evangeeliumi minna selleks, et vaadata, mis siis juhtus pärast seda, kui see läkitus sai antud. Mis juhtus pärast Markuse 16:15? Evangeeliumil on nii-öelda tagumine kaan kinni, aga õnneks me teame, mis juhtus. Ja tegelikult nüüd siis ühe näidisjuhtumi varal ma püüaksin esile tuua seda, mida terviklik evangeeliumi kuulutamine võib tähendada. Kuidas Jeesuse jüngrid kehastasid kuulutust Jumala riigist pärast seda, kui Jeesus oli nad välja läkitanud. Sellest me võime lugeda ühe väga tähelepanuväärse näite Apostlite tegude raamatu algusest. See lugu kirjeldab seda, mis juhtus pärast Markuse evangeeliumi lõpusõna, kus Jeesus ütles neile, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. No me ju tahaksime teada, kuidas läks. Saamegi varsti teada. No sellest kirjutas küll Luukas Apostlite tegude raamatus, aga ikkagi me saame teada. Ma tundsin, et ma ei ole võimeline täna evangelismi defineerima. Ma piirdun sellega, et rõhutada, minu meelest pole evangelismi juures asja tuumaks mitte õige tehnika leidmine, et kuidas seda teha tõhusalt, tulemusrikkalt, efektiivselt. Pigem peaksin ma paremini mõistma seda, et ka minu kaudu jõuab evangeelium. Ka minu kaudu jõuab evangeelium, see tähendab Jumala headus ja Jumala armastuse kutse teise inimeseni. Ja see on minu silmis evangelismi, see tähendab evangeeliumi edastamise tuum. Tuletame seda lugu meelde. Varsti pärast 4 pühapäeva ja kristliku koguduse sündi läksid Peetrus ja Johannes ühel päeval templisse palvusele. Seal oli jalutu, keda ta sõbrad olid templi väravasse pannud, et ta saaks almuseid kerjata. Heategevus ning annetuste tegemine oli juudi usus oluline väärtus ja seepärast oli kõige tõenäolisem just pühakotta minejatelt midagi saada. Alati on see väikene süütunne ka seal, et kui sina oled tervena, kõnnid kirikusse või pühakotta, ja keegi, kes on silmnähtavalt hoopis kehvemas olukorras, kui sa muidu ei anna, siis natuke süüd tunde pärast, et sinul on justkui parem ja nii edasi ja nii edasi. Ja jalutu kerjus püüdis mõistagi ka ühe tähelepanu köita. Ja nii palus ta andi ka apostlitelt. Ja seepeale ütles Peetrus oma kuulsaks saanud sõnad,
hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse naatsaretlase nimel tõuse ja kõnni. Edasi loeme, mis juhtus. Ja ta haaras kinni jalutu paremast käest ning aitas ta üles. Ja otsekohe said selle jalapöiad ja pahkluud tugevaks ning ta hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos nendega pühakotta sisse, hüpeldes ning Jumalat kiites. Ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas. Peetruse jaoks oli äärmiselt oluline, et rahvas, kes imetluses neid nüüd vaatama jäi, saaks aru. See polnud mitte tema ja Johannese mingisugune must kunst või maagia, mis jalutu tervendas. Apostlite tegude 3.12. Seda nähes hakkas Peetrus rahvale kõnelema. Iisraeli mehed, miks te imestate selle üle või miks te ainite vahite meid, otse kui meie oleksime oma erilise väe või jumala kartlikkusega selle mehe pannud kõndima. Ja kuna tema siin, keda te näete ja tunnete, on uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks ja usk, mis tuleb Jeesuse läbi, on talle andnud täie tervise teie kõikide silma all. Niisiis, Peetrus kuulutas, seletas ja õpetas, et see on Jeesus, kes suudab inimesi päästa, tervendada ja aidata. Ja see oli väga tähtis, et rahvas imeteo mõttest ja tähendusest aru saaks. Kahtlemata on oluline, et kui on keegi haige, et haige inimene terveks saab. On oluline, et kannataja valust vabaneb. Ja ometi on sealjuures tarvis ka selle abi allikat näha. See on oluline. Kust see abi tuleb? Kellelt see abi tuleb? Sest kõige armu Jumal tahab meile üle kõige ennast anda. Ennast. Mitte pelgalt üht või teist andi. Kiirabi on ka oluline. Ja väikene abi ja tervendamine, see kõik on tähtis. Aga kui Jumal tuleb meie ellu, siis ta tahab ennast anda. Ja sellepärast on tarvis öelda, et see abi, mis on tulnud ja mis on tulemas, see on Jumalalt tulnud. Läheme looga edasi. Erakordne halastustegu oli tehtud. Ja rahvale sai kuulutatud, et vägi selleks tuli Jumalalt tema poja Jeesuse Kristuse läbi. Inimesed olid hämmingus ja uskusid. Happy end võiks ju olla, eks? Kõik on tore, kõik on kena, terved, rõõmsad. Aga nüüd sekkusid rahva usulised juhid. Need, kes teavad, kuidas asju peab korralikult kirikus tegema. Apostlite tegude 4. peatükk. Sellal, kui apostlid rahvale rääkisid, astusid nende juurde preestrid ja templi pealik ja saduserid. Neid ärritas, et apostlid õpetasid rahvast ja kuulutasid surnust üles tõusmist Jeesuses. Nad võtsid Peetruse ja Johannese kinni ja panid nad hommikuni vangimajja, sest oli juba õhtu. Ja oli tarvis kindlasti kindlaks teha, et nad ikka vangimajja satuvad, muidu kaovad äkki ära, kui homseni oodata. Järgmisel päeval annab Peetrus usujuhtidele aru sellest, mis juhtus. Talt nõutakse aru ja ta on valmis seletama. 4. peatükk 8. salm. Siis Peetrus täis püha vaimu ütles neile, rahva ülemad ja vanemad. Kui meid täna üle kuulatakse vigasele inimesele tehtud hea teo pärast, ma olen alati nautinud selle lause irooniat, see on nii ilus. Kui meid täna üle kuulatakse vigasele inimesele tehtud hea teo pärast, mille läbi ta päästeti, siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et see sündis Jeesuse Kristuse naatsaretlase nime läbi, kelle teie lõite risti, aga kelle Jumal on üles äratanud surnuist. Selle sama tõttu seisab see inimene siin teie ees tervena. Ja natukene hiljem me jõuame nüüd ühe lühikese, aga äärmiselt tähelepanuväärse märkuseni. 4. peatükk 13. salm. Nähes Peetruse ja Johannese kartmatust ja teada saades, et nad on õppimata ja lihtsad mehed, panid nad seda imeks. Nad tundsid ära, et need mehed
olid olnud Jeesuse kaaslased. Nad olid olnud Jeesuse kaaslased. Ja nüüd ma püüan vastust anda küsimusele evangeeliumi kohta, toetudes sellele loole. Selles loos tuleb nii selgesti esile, kuidas me jüngritena oleme kutsutud evangeeliumi olemust edastama. Number 1 on olemine. Alustame lõpust. Kõrge kohtu kohta on öeldud, et kuulates ja jälgides apostleid, nad tundsid ära, et need mehed olid olnud Jeesuse kaaslased. Seda, et mehed olid olnud Jeesusega, Jeesuse ligiolu mõju, seda taipasid ka vaenulikult meelestatud inimesed. Ja see pole juhuslik märkus. Enne kui me midagi muud mõtleme mingisugustest tegudest või suurematest või väiksematest imetegudest, siin on see lihtne sedastus, statement, kui oluline on see, et keegi on olnud Jeesusega koos. Ja see, kuidas see kätte paistab, millist mõju see avaldab, see ei pruugi meile endal üldse tajutav olla. Aga ta on tajutav, sest Jeesuse ligiolu mõju ei jää märkamata teiste inimeste poolt. Ma ütlesin, et me alustame lõpust, sest viimati oli sellest juttu, et need olid mehed, kes olid olnud Jeesuse kaaslased. Tegelikult meie tunnistus Jeesusest juba algab meie eluga. Eluga, mille puhul on tunda, et me elame seda Jeesusega. Te panete tähele ja mõistate, jutt ei ole sellest, et eluga, mis särab ja hiilgab ja mis on alati perfektne ja alati imeline ja alati õnnistust täis ja alati õigesti käituv ja alandlik ja nii edasi ja nii edasi. Elu, mille puhul on tunda, et me elame seda Jeesusega. Ja nii oli see jüngrite puhul juba algusest peale mõeldud. Kas te mäletate veel? Sellepärast ma alustasin jüngrite kutsumisest. Te mäletate, kui Jeesus endale jüngrid valis, siis Markuse 3.14 ütles, ja ta seadis 12, keda ta nimetas apostliteks, et need oleksid temaga. See oli esimene asi, et need oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada kuulutama. Ja siinkohal ma tuletan meelde Peetrust seal ülempreestri õues. Kui see teenija tüdruk ütles, sa olid ka selle naatsaretlasega. Mõelge, kui lihtne see sõnum on. Süüdistus või etteheide oli selles, sa olid temaga. Süüdistus ei olnud selles, kuule, sina vist olid sees, kes selle kõrvara raius. Nüüd me sulle näitame. Või sina olid, ma ei tea, mis iganes. Süüdistus oli ainult see. Sa olid koos temaga. Hämmastav. Nii et olla kutsutud jüngriks tähendas muuhulgas ja mitmete teiste asjade seas üleskutset olla temaga. Kui me enda jaoks seda lahti mõtestame, otsime lahendust, siis siin igaüks meist võib leida oma lahenduse. Sellise lahenduse, kus me ei pea kellelegi teisele midagi tõestama. Ei pea midagi tõestama. Ei pea teistsuguseks saama. Esimene asi, sa võid lihtsalt olla Jeesusega. See haakub minu meelest väga kenasti sellega, mida me esimesel õhtul Stassilt kuulsime, kes ütles, et kuulge, jääge korraks vakka, peatuge ja vaata enda kõrvale, et Jumal on juba siin. Number 1 oli siis olemine. Number 2 on tegemine. Olemisele järgneb teine märksõna, tegemine. Kui on olukord, mis nõuab tegusid, mis annavad tunnistust Jeesuse armastusest, siis tuleb neid teha. Ma pean ausalt tunnistama, et ma kardan, et ma ühtegi jalutut ei suuda tervendada. Vähemalt siiamaani ei ole ette tulnud. See selleks.
probleem on vahel selles, et ei raatsi seda hõbedat ja hulda ka eriti anda. Mitte, et mul teda palju oleks, aga endal alati tundub, et pisut on vähe. Loomulikult ei piisa sellest, et me väikese annetuse poetame kuskile. Me ei osta ennast armastamisest vabaks. Me ei osta ennast armastamisest vabaks. Tervendada ei suuda, palvetan küll, ei tulnud seekord midagi välja. Panen midagi sinna toetuseks. Aga tuleb küsida, milliseid tegusid me koos Jeesusega suudaksime. Täna hommikul Anne juhatas meid selle juurde. Korduv teema Anne piiblitunnis oli see, et tuleb küsida ja küsime. Väga ilus refrään. Ja samamoodi, nii nagu me piiblit uurides esitame küsimusi, niimoodi me peame küsima ka seda. Ma ei pea kopeerima siin Peetrust ega Johannest ega kedagi teist. Aga mida ma peaksin tegema? Mida mina peaksin tegema? Jeesuse nimel tuleb vahel annetada. Vahel tuleb Jeesuse nimel aega võtta. Vahel midagi füüsiliselt või vaimselt ära teha. Jeesus andis oma jüngritele väe tegusid teha. Ja see on oluline osa evangeeliumist. Keda Jeesus kutsub, neile annab ta väega tegusid teha. Jumala riik pole pelgalt ilus jutt kullast huulitsatest. Paljud sündmused on kindlasti oluliselt vähem dramaatilised kui see, millest meil Apostlite tegude raamatu alguses räägitakse. Kõiki Palestiina jalutuid ei pannud ka Peetrus ja Johannes kõndima. Sõnum, mis mind siin väga tugevasti kõnetab, on see, et mina usun, et Jumal juhatab meid omal ajal sinna, kus meie tegusid on tarvis. Jällegi, unustage ära võrdlemine, unustage ära see, mida keegi teine on teinud, kusagil internetist lugenud, YouTube'ist vaadanud, unustage ära. Jumal juhib sind ja mind konkreetsesse punkti või konkreetse inimese juurde või konkreetsesse olukorda ja ütleb, siin on midagi, mida sa peaksid tegema. Ja usu mind, ma annan sulle selleks väe. Et kuidas me oleme kutsutud evangeeliumi olemust edastama? Esiteks olemisega, teiseks tegudega ja kolmandaks ka rääkimisega. Sõnu on ka vaja. Hoolimata sellest, et on neid ülitagasoidlikke inimesi, kes ütlevad, ei, mina ei ole suur rääkija ega midagi. Sõnu on ka vaja. Sõnu neile, kes imetluses olid avatud sõnumile. See rahvas, kes nägi tervendust, oli vaimustuses. Neile oli sõnu tarvis. Ja sõnu oli neile tarvis, kes olid skeptilised, nii nagu need juudi ülemad. Tegudest ja olemisest üksi ei piisa. Minu meelest on see lausa naljakas, et saduseride ja kirjanduste meelest oli see osa lausa kõige ohtlikum. Ta tuleb siit nii selgesti välja. Näib, et nende sõnum apostlitel oli umbes niisugune. Te võite ju mõne haige vahel terveks teha, kui te kuidagi teisiti ei saa. Aga ärge õpetage. Apostlite 4:17. Niimoodi on siin kirjas. Kuid et nad sellest nimest ei räägiks enam ühelegi inimesele, siis ähvardagem neid kõvasti. Ja nad kutsusid apostlid sisse ning keelasid neil üldse rääkida ja õpetada Jeesuse nimel. Rääkida ja õpetada. Kas on kusagil öeldud, et nad ei tohtinud haiget tervendada? Ei ole. Te saate aru, et ma ei vastanda siin üht aspekti teisele. Kogu mu sõnumi mõte on selles, et kõik need käivad käsi käes ja kuuluvad kokku evangeeliumi olemusse. Olemine ja tegemine ja ka rääkimine. Imesid
juhtub ka tänapäeval, juhtub kogu aeg. Ma arvan, et inimesed ei näe, me ise ka vahel ei näe ja ei pane neid tähele Jumala armu märkidena. Asjad toimuvad, aga me ei pane neid tähele Jumala armu märkidena, sest sellest ei räägita piisavalt. Meie tähelepanu ei juhita sellele. Või ei oska me ise oma tähelepanu sellele juhtida. Meid ei õpetata nägema elavat Jumalat meie keskel, kes meid kõnetab ja kutsub. Ja seepärast on tarvis, et me õpiksime siin Peetruselt olema julged evangeeliumi ka sõnadesse panema. Evangelism ehk tunnistuse andmine Jumala armust, tema kutsest ja uuendavast väest on väga mitmetahuline. Detaile ja konkreetseid olukordi arvesse võttes on variatsioonid lausa lõputud. Jeesus ise ei kasutanud kunagi samu sõnu või fraase erinevatele inimestele evangeeliumi kuulutamisel. Aga nii nagu Stas eile õhtul ütles, jutlusel olgu eesmärk. Ja juhul, kui te pihta ei saanud, mis minu jutluse eesmärk oli, siis minu eesmärk siin on osutada sellele, et üldjoontes sisaldab tõeline evangelism ikka ühel või teisel moel 3 mõõdet või vähemalt 3 mõõdet. Meie elu, mis on Jeesuse ligiolust mõjutatud, meie tegusid, milleks evangeelium meid tagant tõukab. 3. meie sõnu, mis evangeeliumi tähenduse esile toovad. Mõned arvavad, et kristliku tunnistuse andmiseks piisab jumalakartlikust elust. Teised leiavad, et nende teod on piisavad, sest neid nähes hakkavad inimesed uskuma. 3. panevad rõhu sõnakuulutusele. Aga terviklik tunnistus evangeeliumist, Jumala evangeeliumist hõlmab kindlasti kõiki neid aspekte. Ühel või teisel viisil, individuaalselt meie kõikide jaoks. Amen. Suur tänu Üllas Tanglerile selle sõna eest, mis tuletab meile meelde, et me oleksime, et me teeksime ja et me ka räägiksime, kui selleks vajadust on. Tõuseme üheskoos palveks ja tuleme taas Jumala ette ja ma usun, et ka selles jutluses Jumal on ka mingil määral sind kuidagi kõnetanud ja ma usun, et Jumal tahab sind õnnistada ka täna, panna sinu südamele võib-olla sellest jutlusest midagi, mis võib-olla sul on nagu natuke 2 silma vahel olnud või millele sa ei ole varem mõelnud. Siis luba Jumala püha vaimul täna sind kõnetada ja võta siit sellest, mis sa kuulsid, midagi sellist head kaasa. Issand, me täname sind selle sõna eest ja me palume, Issand, et meie südamed võiksid tõesti olla avatud ja et me võiksime tõesti eeskätt olla sinu jüngrid, et me oleksime koos sinuga. Et me mitte kunagi ei kaotaks ära seda sinu püha ligiolu meie elus. Et me mitte kunagi ei muutuks kuidagi kurtideks sinu hääle vastu või ei kaotaks sind oma silmist, Issand. Anna meil alati olla koos sinuga. Issand, õpeta, et ka meie tegudest oleks näha see, kelle jüngrid me oleme, Issand, et me elaksime nõnda, et inimesed küsiksid, esitaksid selle küsimuse, miks ja et meie võiksime vastata Jeesus. Aita meil elada niimoodi. Ning Issand, kui on ka tarvis, et me võiksime kasutada neid sõnu ja tõesti olla ka sinu tunnistajad selles, et me kuulutame evangeeliumi teistele inimestele. Issand, õnnista meid. Aita meil lihtsalt püsida sinus. Aita meil liikuda koos sinuga, Issand, mitte olla liiga agarad, aga mitte ka pidurid olla, Issand, vaid liikuda koos sinuga seal, kus sina liigud, Issand, ja olla sinu kaastöölised
kuulutades seda evangeeliumi kogu loodule. Täname sind, Jeesus, sinu pühal nimel. Aamen. Enne kui me ülistame veel, ma tahaksin ka Üllast tänada, sa juba jõudsid ära joosta, aga ole hea, tule korraks siia, me tahame sulle üle anda väikese kingituse. Aitäh, et sa olid täna õhtul meid teenimas. Aga võtame nüüd veel aega selleks, et ülistada Jumalat ja tuua talle au. Но все ж бессилен. Он не тьмой грозит, но свет сильней. Ибо мой Господь победою увенчан. Мой Бог непобедим. Мой Бог непобедим. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Pimedus ei minust jagusa, sest et Jumal, keda teenin, elab võidus. Laulame usus. Iial ei kaotada, iial ei kaotada. Iial ei kaotada. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Все зло, что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь в добро, обращаешь в добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь в добро, ты обращаешь в добро. Великий Бог, все зло, что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь в добро, обращаешь в добро. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Laulame koos. Tants usk tõuseb. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Sa pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Sa pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Ma usun, et me kõik usume seda, et Issand tahab võtta vaenlase kurjad plaanid ja pöörata need heaks.
meil on siin ka meie palvemeeskond valmis täna teenima neid inimesi, kes võib-olla tahavad täna tulla ja palvetada millegi eest ja võib-olla mingis oma eluvaldkonnas sa tahad kogeda seda võitu ja võib-olla sul on endal raske olnud ja sa tahad täna midagi kas maha jätta, võib-olla mingit ka oma eksimust tunnistada või pihtida, võib-olla sa vajad täna eestpalvet tervenemise eest, võib-olla su perekond vajab täna palvet, võib-olla on veel mingi mure, mis täna sind rõhub, siis me usume seda, et Jumal tahab vaenlase kurjad plaanid ära lõhkuda ja tahab tuua sulle õnnistust ja vabastust ja oma armu. Seepärast me kutsume sind, et kui Jumal on sinu südant puudutanud ja seal mingid protsessid käivad ja sa tunned, et sul oleks vaja seda palveabi ja palvetuge, siis ole hea, ära oota, meie aeg läheb kiiresti edasi, ära venita, ära oota, et las veel 50 inimest kõigepealt läheb, siis ma lähen 51. Ole esimene, ole julge, tule ja ava oma süda ja need armsad palvemeeskonna liikmed on valmis sind täna õhtul teenima. Ma arvan, et me võtame veel natukene aega, et ülistada ja kiita ja laulda Jumalale seda ülistust ja oleme tema ees ja usume, et Jumal tahab tõesti ära lõhkuda vaenlase kurjad plaanid meie kõigi elus. Ja kui sa vajad seda palvet, siis tule ruttu palvele. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Sa pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Sa pöörad need heaks. Deklareeri seda oma ellu. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Sa pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Sa pöörad need heaks. Sinuga koos ma võite näen. Sinuga koos ma võite näen. Sest sa lahingus käid minu eest. Sinuga koos ma võite näen. Sinuga koos ma võite näen. Sest sa lahingus käid minu eest. Sinuga koos ma võite näen. Sinuga koos ma võite näen. Sest sa lahingus käid minu eest. Sinuga koos ma võite näen. Sinuga koos ma võite näen. Sest sa lahingus käid minu eest. Sinuga koos ma võite näen. Sinuga koos ma võite näen. Sest sa lahingus käid minu eest. Sinuga koos ma võite näen. Sinuga koos ma võite näen. Sest sa lahingus käid minu eest. Sest sa lahingus käid minu eest.
elada .